Tere! Täna ma olen jõudnud otsapidi siis Miami Beachi botaanikaaeda. Kilpkonnad siin natukene ronivad üksteise peal. Ilusad kalad ujuvad ka ringi. Ma olen siin üksinda, sest Rait läks Bucotasse. See on siis Medellini linn, kõrgemal kuskil mäe otsas jälle. Mul oli seal Cuscos, kus oli samamoodi kõrge Peruus. Oli suhteliselt halb ja ma ei tahtnud sinna külmetama minna ja ma mõtlesin, ma tahtsin tulla pigem Miamisse. Miamis näha seda Ameerikat. Ma ei ole kunagi käinud Põhja-Ameerikas, nagu ka Lõuna-Ameerikas ei olnud käinud. Ma olen igal pool mujal küll väga palju ringi reisinud, aga pole jõudnud. Ma arvan, et ei kahetse ka, sellepärast see vaate on siin lihtsalt lummavalt ilus. Kalad, loodus, igal pool on rohel, kummaline ja ma ei saa aru, kuidas nad seda rohelisust nagu säilitavad. Et sellest ma ei saa aru. Igal pool linnas, nii kui ongi väiksem tänavaäär, kõik on rohelisust täis. Täielikult. Suhtlesin ka Raidiga eile, siis see on Columbia riik või Columbia linn, vabandust väljendusest. Columbia linn ja kõik pidid seal ringi käima sõjaväelased, aga automaatidega tundus väga-väga ebaturvaline. Samamoodi tundus kogu see Columbia väga ebaturvaline. Nii kaua kui olid kõik asjad lahti, nii kaua tundus siuke enam-vähem ja oli valge. Nii kui asjad kinni pandi, hakkasid liikuma inimesed, isegi kelle polnud jalgu otsas roomasid mööda parki. Mina seda ei filminud, sellepärast et see oli nii õõvastav pilt, mida ma arvasin, et mina elus näha ei saa. Sattusime ka ühel õhtul kogemata sinna parki. Me ei teadnud, et kõik asjad kinni on. Meid vaadati nagu issanda imet. Me panime kiiresti sealt minema, sellepärast et mõtlesime, et ei, siin kaua vastu ei pea. Aga see hirmutamine, mis on käinud nende riikide suhtes, et nad on ebaturvalised, siis ma ütlen, et turismipiirkonnas on need kõik riigid ohutud. Et see hirmutamistaktika, mis mulle ennem tehti, see oli ikka päris julm ja see tekitas ka väga palju hirmutunnet. Kõigis riikides Columbia käisin öösiti ringi väljas, mitte midagi ei juhtunud. Muidugi Liimas olid samamoodi automaadiga sõjaväelased kõik parkide ümber ja igal pool. Aga tundus ikkagi turvaline, sellepärast et seal oli valge. Kõige suurem oligi see probleem Columbias, et seal oli kogu aeg oli pime, see valgustus oli väga nõrk. Ja kui me juba esimesel õhtul läksin välja lihtsalt nurga peale, siis tulid kohalikud meiega juttu ajama. Sõbrustusid meiega ja ütlesid, et olge 20 korda ettevaatlik siin riigis, 20 korda ja korud. See tekitaski juba siukest kõhedust, et ta ütles, et siin ei ole turvaline. Tavaliselt kõik kohalikud räägivad, et kõik on turvaline ja kõik on äge, siis sealt sai juba see hirm natukene ka algust. Aga natuke hirmu teebki elu ilusaks. Et kui sa kogu aeg oled nagu positiivne ja siis saadki igalt poolt läbi isegi hirmudest üle ja kõigest üle. Aga natukene peab seda endale sisse jääma, et kui sa seda endale sisse ei jää, siis sa jäädki võib-olla kuskile hammasrataste vahele. Meil tehti ka korra rööv Columbias, nii et sellest kunagi edaspidi, sellepärast ma räägin, et ta ei ole ohutu riik. Siuksed asju juhtub muidugi igas riigis, sellepärast et sama me nägime ise pealt Brasiilias, kui käisime nendel tänavatel, kus meid taksojuht viis ja ütles, et siin ei ole turvaline. Käed käisid taskus, kõike nägime pealt, mis toimus, see oli päris crazy tegelikult. Aga samas on politsei igal pool ja turvab Brasiilias. Ainult seal pool, kus ma käisin pärast poole teile video tegin vahepeal, seal ei olnud politseisid. Aga ühtepidi ma olen oma reisiga väga rahul. Naudin seda 2 päeva sooja siin. Seda meeletult ilusat loodust. Võin öelda, et taksosõidud kõigi nende riikide peale kokku
maksid seal peaaegu 80 eurot ja võin öelda, et siin Ameerikas taksoga tulles maksin ma sama raha kokku, ühesõnaga mingi 79 eurot või taksoga lennujaamas siia, eks ta tegi mulle külma. Sa arvad ju, et sa oled suur riigis, kõik võimsas riigis, et siin taksojuhid ei tee seda, aga ta oli kohe selle hinna üles löönud sisse. Ma oleks pidanud küsima, mis hind see on, ta üldse taksomeetrit käima ei pannud. Et ma võib-olla olin ise rumal. Et noh, ma arvan, et see ei ole nii kallis, kui ma vaatan netis, siis maksab see taksoga tuleb kuskil 30 euro ümber. Aga noh, nii öeldakse. Kui ei ole tark, siis võetaksegi raha ära. Aga lihtsalt ma tõin elementaarse näite, et üks sõit võib maksta sama palju kui nädalaid 3 teises riigis kokku. Et Uberiga sõitmine oli suhteliselt lihtne. Muidugi ei tulnud lennujaamadesse Uberid alati, need ei lastud sinna sektsiooni. Meie ei saanud nagu sellest aru, et miks nad ei tule sinna ja miks nad ei tohi sinna tulla. Aga paljudel vist ei olnud seda taksojuhi litsentsi, et me saime lõpuks aru ja et ei mõistnudki neid täpselt ja selgelt, et mis neid seal pidevalt tagasi hoidis. Ja mis siis veel rääkida, need 3 riigis siis soovitan minna Brasiiliasse, kindlasti ohutud, turvaline, käisin ööd läbi, polnud mitte mingeid probleemi, käisin pimendates parkides, kõik testisin ära, mis testida andis. Et see, et seal ebaturvaline on, siis see jutt ei vasta tõele, vähemalt Rio de Janeiro. Kindlasti on kuskil siukseid nurkasid, aga seal oli valge, valgustus oli igal pool, inimesed olid sõbralikud, rahvas liikus igal ajal. Peruu oli lihtsalt automaatidega mehed, samamoodi turvaline, ei näinud mina sellest ka probleemi, nii et need 2 riiki võiks minna tagasi. Peruu on muidugi suhteliselt kallis võrreldes Brasiiliaga, Brasiilias on nagu kõik paigas. Hind ja kvaliteet. Toit on odav, kõik on odav. Siin Miamis ka ei ole nii kallis, nagu hommikusööki käisin söömas, oli 17 eurot. Ja käisin peatänava peal, kus peabki kallis olema. Ja olen ju söönud Dubais 2 aastat tagasi, oli hommikusöök 30 eurot. Nii et ma ei näe siin väga kallist peale selle taksosõidu. Muu elu tundub siin suhteliselt sama. Käisin eile siukses kiirtoidukohas söömas, maksin samamoodi $13. No see on siis, ma ei tea, 11-12 eurot. Et ei näe, et see siin riigis oleks nii kallis. Siia tahan kindlasti tagasi tulla. Rahvas on mõnus siin. Võtan siin sellest paarist päevast, mis võtta annab. Ja mis ma siin ikka pikalt jälle heietan, hakkab jälle jagu venima see asi muidu. Ühesõnaga soovitan kõigil soojalt käia igal pool, toolikatel samamoodi. Kolumbia on jah, toolikate jaoks on liiga keeruline ja raske, aga ülejäänud kõik tip-top. Ja Miamisse kindlasti väga võimas, see rohelisus lummab, sinna ei saa mitte midagi parata. Mulle meeldib loodus, vaadata, sealt istuda ja nautida. Selline vaatepilt ju ei saa ju kedagi külmaks jätta. Aga selge, edu teile ja varsti tuleb ka sinna Eestisse tulla igapäevaelusse ja hakata võitlema igapäevamuredega, saada üle nendest kahjudest, mis on tekkinud koos reisidega, saada oma elu uuesti rütmi, kuigi mul selleks aega ei ole, sellepärast et ma pean koheselt minema võistlustele. Paar päeva on aega, selle aega ma üritan saada korda oma elementaarsed asjad ja siis tuleb 4-5 päeva jälle võistlustele või ma ei tea mitu päeva, ausalt ma ei ole vaadanud, ma tean, et ma 4. lähen ja aga edu, olgu, räägib jälle, tšau!